FC Nõmme United versus Paide linna meeskond. No saame näha, mis see kohtumine täna meile pakub. Loodame kindlasti, et palju väravaid ja kindlasti vingeid momente, mida edasi-tagasi kerida. Vaatame Nõmme United nüüd juba karistusalasse pääsenud. Tuleb lööki ka, aga see pakub Christopher Käit ka. Läbi Sonja see pall temani läheb ka. Käit nüüd ise läheb lööma ka ja oi, Christopher Käit debüüt mängus. Christopher Käit lööb Paide linna meeskonna eest debüüt mängus värava. Uskumatuna vaatame järele ka. Sonja muidugi leidis sealt väga hästi Käidi ka. Käit ise julge mees, hakkas ise minema ja võttis löögi ka ja tõesti Oostenbrinki jalast rikošetist. See pall väravasse läheb, aga see ei võta temalt midagi ära. Christopher Käidi värav, see on 27 minut. Uskumatu. Ilus algus tema Paide linna meeskonna karjäärile. Gregor Pürk ka väravast täiesti. Värava ees olemas Kevin Mätas ka. Läheb pall sinna. Ja nüüd Sakal võimalus üritada sealt, aga väga hästi libistab ennast vahele. Christopher Käit tuleb lööki ja 1-1 on seisuks kohe Oostenbrink. Ja mida ma rääkisin, United võtame järele ka seda Oostenbringi väravat. Tõesti Christopher Käidi põlvesse lahtiseks jäi, siis tema klaaris ka veel ja Oostenbrink tuleb kaugelt ja paneb selle palli alla nurka ära. Tõesti mõneti võib öelda, et Käidi tõttu ei taha just öelda, et see värav tuli, aga kindlasti oleks ta saanud paremini selles olukorras tegutseda. Sisemise küljega Oostenbrink. Daniel Luts on ka appi tulnud, saab nüüd palli, nüüd on võimalik löögile minna, läheb ka! Korralik pantri hüpe Gregor Pürgilt, aga siiski pall väravast. Kui hästi väga enesekindel ja julge söötsed Kevin Mätasele. Mätas kaotas palli ära, Padamoosi tuleb lööki! Ja Abdurrahman Padamoosi õigustab seda, miks välisklubid tema vastu huvi tunnevad. Nõmme United, Paide 2, Nõmme United 1, vaatame järele. Heitis, et Kevin Mätasega pall kaotati kohe ära ja Padamoosi nüüd küljevõrgu lähistele see palli ära supsab. Tõesti Mätasel puude läks natukene pikaks ja Padamoosi keerab pilk ülesse ja pall alumisse nurka kohe järgi. Frolov näitab, et ei ole tema üldse rahul oma meeskonna tegutsemisega. Tõesti suurepärane algus Paide linnameeskonna vaatest kindlasti on. Oli pilk tegelikult lähedal ka, aga jäi natukene lühikeseks. Morishigele. Morishige nüüd ette poole, päris hästi leitakse Henri Järvelaid, seal on võimalus midagi ohtlikku tekitada, vasak jalg on mehel vaba, tuleb lööki ka! Ja läheb paremast värava postist siiski mööda. Henri Järvelaid on ka mees, kelle vasakut jalg. Padamoosi on värava ees olemas ka, tuleb tõste. Ja saab sealt löögile Sonja ka, aga väga tähtsas olukorras Riki Tšanda sätib oma peanupu vahele. Nüüd on murtud karistusalasse, seal teeb hea tõrje. Padamoosi veel ja veel hea tõrje Gregor Pürgilt. Jälle näidatakse seda, et korralik turn tuli on igatahes ikka veel Sonja. 2 meest vastase. Daniel Luts löögi kohta on, tuleb ka, aga Tšanda jääb ette ja klaarib see peale ise kohe ettepoole ära ka. Saka nüüd võtab palli ja Cisala on minemas, nüüd on hea võimalus. Cisalal on ainult Evrima Džardžu vastas, tuleb lööki, Džardžu oi, kui tähtsa tõrje nüüd selles olukorras. Paremal äärel nüüd Benjamin Cisalal uuesti võimalus, aga natuke mängib üle selle olukorra praegu Cisala. Suurepärane võimalus oli kasutada nüüd Nõmme Unitedi legionäril, aga vaatame järele ka seda Cisala suurepärast kasutamata jäänud momenti. Läks mees natukene üle tegema, oli ta täiesti üksi seal, aga tõesti ainult Džardžu ta vastu oli. Aga käkkis mees, mulle tundub, et ise selle olukorra ära. Tõesti läks natuke liiga üle tegema. Anieril kohe teisel väljaku otsas võimaluse. Päris korralikuks actioniks on läinud. Nüüd on uuesti võimalus Henri Anieril lüüa, aga läheb mööda väravas see üritus. Isegi igati hästi mänginud. Aga tõesti mingid need käkitud võimalused jätavad oma pitser, aga nüüd Henri Anieril võimalus midagi tekitada, tuleb ära! Ja see on Henri Anier, daamid härrad, nii lihtsalt see pall sinna väravasse pannakse. Vaatame järele ka. Henrik Ojamaa sealt ettepoole leidis, sealt tuldi vastu. Aga omakorda Oskar Hõim siis selle palli ettepoole lükkas, Tšanda natuke halvasti tuli selle olukorraga toime ja tundub, et Gregor Pürgi jalge vahelt see pall sinna võrku lõpuks sokutati Henri Anieri poolt. Vaatame, see nurk võiks paljastada rohkem
terava nurga alt ja tõesti Gregor Pürgi jalge vahelt see pall sinna väravasse läheb. Väravahil on keeruline sellistes olukordades kindlasti tegutseda, kui nii terav nurk on ja see pall nii lähedalt teele pannakse. No see ka hea nurk, mille alt seda väravat vaadata. Tõesti läinud Modo Sonjaga, läheb pall sinna, võtab Sonja selle maha. Järvelaid praegu on hästi veel vastas. Jäetakse sealt pall Henri Anierile, tuleb löök ja Henri Anier lööb oma teise värava. Henri Anier sekkub väljakule. Vaatame järele ka, paremalt leiti Modo Sonja. Sonja väga targalt ootas ära seal. Ootas ära, kattis palli. Seni kuni Anier tuli ja lihtsalt läheb see pall ühe puutega sinna väravasse. United 2 vahetust. Artjom Truuväärt läheb väljakule, Chisala tuleb ära, Kevin Mätas tuleb väljakult ära ja tema asemel läheb sisse number 31 Kaspar Anton. Vaatame järele ka seda väravat. Tõesti suurepärane värav. Boris Šiige. Gert Kabal on pandud keerulisse olukorda ja ise teeb endale elu keeruliseks Nõmme United. Õnneks oli praegu Gregor Pürg seal värava suul valmis. Läheb ettepoole, Sonja võtab maha ka, aga arvatavasti on see nüüd viimane rünnak. Ja puhub lõpupile. Jürgen Loorents sellele kohtumise Premium Liiga 24. voor. Nõmme United jääb 1-4 Paide linna meeskonnale alla. Nägime debüütväravaid, nägime niisama ilusaid väravaid, 2 väravat ka Henri Anieri poolt. Ja ärge teie kuhuge veel ekraanide äärest kaduge, toome teieni ka intervjuud asjaosalistega.